räägime natukene vabadusest ka. Mis on vabadus sinu jaoks? Ja mis on vabadus sinu partneri jaoks? Kust me alustame? Kõigepealt see, et meestena, ma olen kohanud palju mehi, kes piiravad oma naise vabadust. Ja ma täna hommikul mõtlesin selle peale, et kust see siis tuleb. Ühelt poolt, kui mees on leidnud endale kauni naise, nagu tõeliselt ilusa naise, ja saanud temaga ka nii-öelda suhtesse, nad on koos, siis mehe jaoks see on nagu trofee, et vot selline saak, eks ole. Siis mees hakkab seda trofeed kaitsma ja hoidma endale teiste meeste eest. Kartes, et mõni teine mees võib talle selle naise üle lüüa ja siis on ta oma trofeest ilma ja siis on ta elu lõpuni õnnetu. Kust selline hirm tuleb? Ühelt poolt on tegemist sellise alaväärsuskompleksiga, et kui ma nii hea naise sain ja ta praegu minuga koos on, kurat, ma ei ole tegelikult teda päris ausalt, ei ole teda väärt või ma ei ole piisavalt hea tema jaoks. Siis tekib mul see ohutunne, et äkki keegi on minust parem ja ta valib mõne teise mehe. Ja, et siis tuleb vaadata enda enesehinnang üle. Kas seal ei ole peidus mõni kompleks? Kui teil võib olla lapsepõlves vanemad ütlesid teile ikka, et te ei ole sittagi väärt, siis võib see nüüd sellises suhtes välja lüüa. Ja sealt tekib ka see hirm oma kaunimast naisest, kellega sa oled juba suhtes ilma jääda ja sa hakkad seda oma trofeed nii-öelda kaitsma. Mida sa tekitad sellega naisele? Mees, kes kardab oma naisest ilma jääda, hakkab teda paaniliselt piirama. Ta hakkab teda jälgima, ei luba teda välja, isegi sõbrannadega kohvi jooma ja passib peale, kuhu sa lähed? Mis sa teed seal? Kellega sa kokku saad? Sellised piirangud tulevad peale. Ta hakkab naist lämmatama oma armastusega, ta hakkab teda ahistama. Kallis, ma tahan sinuga koos olla, ma tahan ainult sinuga koos olla. Ära mine kuhugi, ole minuga, muidu ma suren ära. Need on juba manipulatsioonid, ehk ta hakkab naisega manipuleerima. Kui sa mind maha jätad, ma suren ära. Kui sa mind maha jätad, siis ma ei tule mitte kunagi enam sinu ja laste juurde. Ma ei taha teid mitte kunagi näha. Mingid sellised piiravad jälle, manipuleerivad tõotused. Vaata enda sisse, kas sa oled kunagi niimoodi manipuleerinud oma kaaslasega? See on väga ohtlik tee, mille sa oled valinud, sest et tavaliselt, mis naised teevad sellises olukorras? Nad päästavad oma nahka. Nad põgenevad sellisest suhtest. Ja siis läheb täide sinu kõige suurem hirm, sa jäädki sellest naisest ilma. Ainult sellepärast, et sa kartsid ja võimendasid sellega veel seda olukorda, et sellest naisest ilma jääda. Tema ei taha olla piiratud sinu poolt, tema ei taha olla sinu kuldpuuris. Sest asjadega see teda ei osta. Kui see on väärt naine, siis ta teab, et siin maailmas on palju väärtuslikumaid asju, väärtuslikumaid, kuidas ma ütlen, olulisemaid asju kui materiaalne heaolu. Materiaalne heaolu on mõnus kuni teatud maani. Ja võib-olla selline noor naine, kellel on endal mingisugused materiaalsed hirmud, kes on kasvanud võib-olla vaesuses, temale see läheb korda ja siis ta tegelikult rohkem kannatab selles suhtes. Ainult sellepärast, et ta on materiaalselt kindlustatud. Aga no mis õnn see on? Ehk et tegelikult, kui sul on kaaslane, kes on sinu arvates top 10, eks ole, parim, mis võimalik saada on, siis sinu ülesanne ei ole mitte hakata teda piirama või tema vabadust nagu takistama, vaid arenema ise, arenema iga päev, arenema, tegema tööd iseendaga, et olla temale parim kaaslane. Tööd tuleb teha iseendaga, mitte hakata teist
piirama või parandama või manitsema, et vaata, et sa nüüd mind maha ei jäta. Või muidu. Ehk et me saame tehes tööd iseendaga, me saame iga päev paremaks. Me saame iga päev olla erinev. Ja kaaslase jaoks me ei muutu kunagi igavaks, sest et kui ta juba sind valis, mees, sinus on midagi erilist. Sinus on midagi sellist, mida ta nägi. Ja nüüd selle asemel, et kukkuda mugavustsooni ja otsida pult diivani padja alt välja, hakka tööle endaga ja hoia seda suhet värskena läbi enesearengu. Tee tööd endaga, tule minu kursustele, õpi, kuidas olla parim armastaja, paku temale selliseid naudinguid, mida ükski mees talle ei saa pakkuda. Ta ei saa seda mitte kusagilt mujalt, mitte ühegi raha eest ta ei saa selliseid kogemusi nagu sinult. Ja siis sa ei pea kartma, et see naine jätab sind maha, sest tal ei ole selleks põhjust. Sest naine tahab samamoodi stabiilsust. Ta tahab samamoodi olla kindlas suhtes sellise mehega, kes on tema jaoks huvitav, keda ta armastab ja kellega ta soovib saada lapsi ja luua peret. Teil on ühesugused huvid. Lihtsalt probleem hakkab siis pihta, kui sõrmus on sõrmes, on ju. Nii, mees on diivani peal ja rohkem endaga tööd ei tee ja jääb sellesse mugavustsooni. Sa oled nüüd minu, kõik on korras, vaata, et sa kuhugi välja ei lähe. Selline moslemite suhtumine. Mul ei ole moslemite vastu midagi, aga ma näen, et ega need naised õnnelikud ei ole nendes suhetes. Et tuleb teha endaga tööd ja tuleb teha tööd suhtega ja sellest, kuidas suhtes tööd teha, ma räägin oma kodulehel learntotouch.com. Seal saate õppida erinevaid viise, kuidas oma suhet parandada, kuidas olla parem armastaja. Ja meestele on mul ka eraldi kursused, kus ma jagan neid teadmisi, mida ma ise olen õppinud siin viimased 10 aastat, kuidas pakkuda naistele parimat armastust ja kvaliteeti nii suhtes kui armuelus.